Nii, video läks käima ja jätkame lugemist. Tänase lugemise pealkiri on, issand, meil on päris palju juba loetud, üle poole. Aga hea, on kättesaamatuse väärtus. Laialdaselt on levinud vaatenurk, et hoolimatud kutid saavad hoolivate kuttidega võrreldes palju rohkem naisi. Kui sa käitud nagu südametu tõbras, siis viskuvad naised ise su jalge ette. Miks see nii on? Sest sa oled kättesaamatu. Miks peaks naine tahtma meest, kes on teistele kättesaadav? Ilmselgelt ei taha teda keegi. Selles peitubki naiste vaatenurk. Naine on valmis varastama teise naise meest, sest see mees on juba järele proovitud ja heaks kiidetud. Kuna keegi teine teda tahtis, peab mees järelikult hea olema. See mees on hinnaline ja mitte ainult. Kui naine selle mehe üle lööb, tähendab see võitu. Naine on alati valmis abielumeest jahtima. Mehed jahivad alati vallalist naist. Niimoodi asjad lihtsalt käivad. See pole õige ega vale. Miks jahivad naised meest, kes on abielus või suhtes mõne teise naisega? Puha vale. Mina ei ole küll abielumehi jahtinud. Sest naised on kõige võitlushimulisemad olendid kogu planeedil. Kordan uuesti küsimust. Mis siis, kui see polekski halb asi? Mis siis, kui see oleks vaid osa sellest, mida sa polnud varem valmis tunnistama? Kui oleksid tõeliselt valmis seda tunnistama, siis kas saaksid rohkem vabadust olla sina ise ja valida selle, mis sinu jaoks elus tegelikult toimib? Enamikul meie reaalsuses elavatel naistel on selline vaatenurk, et kui mees on valmis end täielikult temale pühendama, siis pole tal ilmselgelt mingit väärtust, sest ta pole piisavalt tark, taipamaks, et ka keegi teine võiks teda tahta. Selline mõtlemine pole küll üks meie helgemaid hetki. Tüdrukud, saage lõpuks ometi aru, et teie olete mehe jaoks hinnalised juba ainuüksi siis, kui teil on hing sees. Olete hinnalised, kui teil on rinnad ja jalge vahel tutt. Kus on ikka tekst kirjutatud. Mehed on küll toredad, aga mitte eriti sügavamõttelised. Ja veel kord, mis siis, kui see polekski halb asi? Armukeseks hakkamine. Mõned kultuurid julgustavad suhtes mitme partneri võtmist. Itaalia, juutide, Argentiina, Portugali ja teistes romaani kultuurides peetakse ideaalseks seda, et mehel on üheaegselt abikaasa ja armuke, keda ta omakorda kellegi teisega petab. See teeb mehest tõelise mehe ning sellest tulenevalt on palju neid, kellel on abielu kõrvalt ka armusuhe. Kui see sinu jaoks sobib, siis miks seda valeks pidada? Kõik Vahemereäärsed kultuurid on nõnda üles ehitatud ja pead lihtsalt teadvustama endale, et need kultuurid niimoodi toimivad. See polegi tegelikult sinu jaoks tähtis, kui sa pole just mõni neist naistest, kes on abiellumas mõne sellise mehega ning pead seejärel sundima ta oma truudusetuse eest tasuma kallite ehete ostmisega. Mõne naise jaoks on suhe abielumehega ideaalne, sest pead temaga kohtuma vaid siis, kui ta oma abikaasa juurest eemale pääseb. Ta ei tülita sind ja sa ei pea isegi tervet ööd temaga koos veetma. Kui tahad seda teha, siis lase käia. Valik tekitab teadlikkust. Kui oled seda paar teinud, siis tead ise, kas tahad temaga suhtes edasi olla. Pea meeles, et naised jahivad alati abielumehi ja abielumehed jahivad alati vallalisi naisi. Mehed ei püüa tavaliselt teise mehe naist üle lüüa. Kui sa aga oled vallaline naine, siis võib mõni abielumees sulle külge lüüa. Veider küll, aga nõnda need asjad käivad. Sinu ihalduse objekt
Palun õpi kasutama sõnu nii, et teadvustad endale iga sõna tähendust selle kasutamise kontekstis. Sõna tahtma tähendab millegi puudumist. See ei tähenda millegi ihkamist. Ihkamine on midagi sellist, mis sinu arvates saab teoks alles millalgi tulevikus, mitte kohe praegu. Kui oleksid valmis seda asja vastu võtma, kas see võiks siis kohe saabuda? Jah. Selle asemel, et öelda, ma tahan seda või ma ihkan seda, ütle, ma võtan selle või ma saan selle või ma loon oma elus selle. Kas see tundub sinu jaoks kergem? Kas usud, et see juhtub suurema tõenäosusega? Ihkamine seisneb milleski tulevases, mis ei pruugi iialgi kättesaadavaks muutuda. Kas sa ihkad ihaldatavaks muutumist? See tähendab, et ihkad endale kedagi sellist, kes sind ei ihalda, sest kui sa suudaksid selle inimese praegu kätte saada, siis oleksidki tema jaoks ihaldatav. Paraku tähendab see ka seda, et kohe, kui sinu ihalduse objekt sind ihaldatavaks pidama hakkab, ei ihka sina enam seda inimest. Mis siis, kui sinu suhted ei põhine tahtmisel ega ihkamisel? Mis siis, kui suhe põhineb küsimustel? Mida saan ma panustada? Millised valikud on mul täna ja millised võimalused? Nii. Suhe kui panus. Tonksuga. Panustamine ei ole ühepoolne tegevus. Panus ei tähenda vaid seda, kui teise heaks midagi teed. Tähtis on ka see panus, mida lubad teistel enda heaks teha. Panustamine ei tähenda seda, et võtad vastu kõik, mida teised sulle annavad. See tähendab, et oleksid valmis nägema teiste valmidust panustama sinu ellu ja seda paremaks muutma, kui vaid oleksid valmis nende panust vastu võtma. Panustamine tähendab valmidust kellegagi koos olla ja teda tervikuna vastu võtta, ilma et temalt midagi vajaksid. Panustav inimene on keegi, kes panustab su ellu oma valikul, mitte kohusetundest. Kui suhtes on vastastikune panustamine, võite mõlemad teha koostööd ja saavutada eesmärke lühikese ajaga. Kumbki teab oma tugevaid külgi ja on valmis partnerilt kõike küsima ega nõua mingit tänu või tunnustust. Kui ma näiteks koos Teeniga ratsutamas käin, peame hobused esmalt treilerisse juhtima. Tein on väga osav treileriga tagurdama ja mina olen osav hobuseid talutama. Seega tagurdab tema treileriga ja mina talutan hobust. Kõik saab vaevata tehtud. Ma ei pea üritama ise treileriga tagurdada, tõestamaks, et seda teha suudan. Kas ma suudan seda teha? Jaa. Kas suudan seda teha sama hästi kui Tein? Ei. Kui keegi su ellu panustab, siis teeb ta seda, mida oskab sinust paremini. Ning sina teed seda, mida oskad temast paremini. Kummalgi teist ei ole selle suhtes mingit vaatenurka. Pahatihti juhtub aga nii, et kui sa kellegagi suhtesse astud, siis püüad sa tõestada, et ei vaja seda inimest. Püüad teda teha selliseid asju, mida päris hästi ei oska või palud temal enda heaks asju teha. Tema aga hakkab pahaks panema seda, et palud tal alati teha neid asju, mida sulle teha ei meeldi. See ei ole mingi panustamine. Endast 150% andmine. Kas sul on vaatenurk, et pead suhtes endast alati andma 150? Oled sa kunagi märganud, et kui see on selline vaatenurk, siis leiad sa paratamatult kellegi, kes võtab sinult 200. Ükskõik kui palju sa endast ei annaks. Tema võtab alati ikkagi rohkem ega anna sama palju vastu. Sinule samaväärselt vastu andmine ei kuulu tema kaalutluste hulka. Kui sul on vaatenurk, et pead suhtes endast alati andma 150, siis tõmbad sa alati ligi kellegi, kes sinult nii palju ka võtab.
see on hea põhjus, miks suhtele võiks läheneda panustamise, mitte kontekstuaalsest vaatenurgast. Küsi, mida saab see inimene mu ellu panustada? Kuidas saan mina panustada tema ellu? Kas mõistad, et veedad hetkel iga päev enda seltsis vaid 4 minutit kvaliteetaega? Kas tahaksid seda aega avardada ja iga päev ennast nautida vähemalt terve tunni? Milline veider idee? Mis asja? Ma pean endaga aega veetma, aga ma olen ju igav. Aga see on arvustus. Kuidas siis jõuda sellisesse punkti, kus tahaksid endaga rohkem aega veeta ja tunda suuremat rõõmu selle üle, mida sellelt ajalt saad? Esita küsimus. Kuidas ma saan täna oma ellu panustada? Sellise küsimuse esitamisega võid saada teadlikuks võimalikust panusest. Mida rohkem seda küsimust esitad, seda rohkem võid hakata elama sellest vaatenurgast lähtudes. Kui oled piisavalt iga päev küsinud, kuidas ma saan täna oma ellu panustada, muutub see küsimus osaks sinu olemusest ja sinu elust. Kui oled valmis oma ellu panustama, siis oled sa valmis olevikus elama ja endale kingiks olema. Kui sa aga veedad iga päev endaga ainult 4 minutit, siis milline kink sa õigupoolest endale oled? Panustamise energia. Võid ka energeetiliselt panustada sellistesse asjadesse, millega sul pole mingit kombatavat sidet. Nende asjade hulka kuuluvad su keha, äri, partner ja kõik suhted. Kui oled valmis seda tunnistama, siis mõistad, et küsid tegelikult seda, mis on võimalik. Mitte ei eelda, et võimalused võivad esile kerkida vaid siis, kui sa midagi füüsiliselt puudutad, millegi kallal töötad või millegagi tegeled. Sinu panuseks ongi see energia, mida sa ise kehastad. Ütleme näiteks, et sa juhid oma firmat, mis oli olemas enne selle firma tekkimist, ainult sina. Sina olid see energia, mis panustas firma loomiseks vajaliku energia. Meil on kombeks uskuda valet, et meiepoolne panus on võimalik üksnes füüsilise pingutuse teel. Asi pole sugugi nii. Mina juhin 24 firmat. Esitan iga päeva alguses küsimuse. Nii, kuhu pean ma täna oma energia suunama? Kuhu pean ma tähelepanu pöörama? Mille eest tuleb mul hoolt kanda ja mis on unarusse jäänud? Ma teen kõnesid igale poole, kust mu tähelepanu ajatakse. Ning tunni ajaga olen hoolt kandnud kõige eest, mis sel päeval nende firmade jaoks vaja läks. Ja minult küsitakse, kuidas sa seda suudad? Vastan, küsimus pole selles, kuidas seda teha. Ma nimelt otsin alati vastust sellele, mis on hetkel võimalik, millised on mu valikud, millise küsimuse esitama pean ja millise panuse teha võin. Kui ma viibin Austraalias, võin hoolt kanda nende firmade eest, mis asuvad Ühendriikides. Ning kui ma viibin Ühendriikides, võin hoolt kanda Austraalias asuvate firmade eest. Isegi kui ma ei helista ega vahetult selle firmaga ei suhtle, panustan ma firma energiasse ikkagi energeetiliselt ning see hoiab kõike pidevalt edasi liikumas. Sama kehtib ka suhete kohta. Kui sa mõistad, et sinu panus suhtesse on sinu energeetiline panus ning sa ei pea selleks füüsiliselt kohal olema, avanevad sulle uued võimalused seoses sellega, kuidas oma partneriga koos olla ning ühtlasi oma elu elada ja endaga koos olla. Pea läks sassi lugemisest. Oma soovide eest võitlemine. Paljud arvavad, et teevad enda jaoks valikuid, kuigi tegelikult teevad nad hoopis valikuid kellegi teise vastu. Nad teevad kellegi teise vastu valikute tegemisest enda jaoks aluse, mille põhjal otsustavad, kuidas enda olemust valida. Kas sina teed oma valikuid selle põhjal,
et vaidlustad, lükkad tagasi, keeldud tunnistamast, eitad kellegi teise vaatenurka või lausa võitled selle vastu. Kas see teeb sinust armastaja või võitleja? Mõistagi võitleja. Aga kellega sa tegelikult võitled? Ikka iseendaga. Teed valikuid enda vastu, sest päriselt sa midagi ei valigi. Oled otsustanud kõigiga kõige üle võidelda, et võiksid tasuks saada iseenda. Kuid võitlemine pole õige viis iseenda saamiseks, sest kui sa võitled kõigiga, võitled sa ühtlasi ka iseendaga. Teine tagajärg, mida kõigega võitlemine sinu suhetele teeb, on see, et tõmbad oma ellu selliseid inimesi, kellega tahad võidelda. Ei taha. Lubad endal luua suhteid ainult selliste inimestega, kelle vastu võid valikuid teha, sest usud, et see on ainus moodus iseenda saamiseks. Kord aitasin ma 6-aastast last, kellel oli koolis probleeme. Poisil oli kombeks kakelda oma õpetajatega lausa igapäevaselt pahuks sisse sattuda. Ema ei suutnud teda üldsegi ohjeldada ja palus minult abi, et oma tantsutamatu pojaga toime tulla. Ma küsisin poisilt, kas sulle meeldib kakelda? Väike mees naeris ja vastas, jaa. Ma ütlesin, olgu peale, seega oled võtnud kavaks kõigiga kakelda. Jaa, küsisin temalt, kas sa taipad, et kas sina kuulud kõigi hulka? Poiss vaatas hetkeks mulle otse ja mõistis siis, mida ma olin öelnud. Ta kostis. Ei, siis küsisin ma, seega lõpetad sa kõigiga kaklemise? Ja poiss vastas, jaa. Sellest ajal peale muutus laps täielikult. Ta ei suutnud enam koolis pahandustesse. Ta ei sattunud enam pahandustesse ja pidas end ka emaselt siis palju meeldivamalt üle. Kui suure osa elust on sul tunne, nagu võitleksid iseendaga? Või selline tunne, nagu peaksid võitlema kogu maailmaga selleks, et saada endale tahetu? Kui suur osa elust on sulle tundunud, et oled üksi maailma vastu? Kas võiksid nüüd lõpetada kõigiga võitlemise? Ja. Tänan. Õige, vale, hea ja halb, pot ja pop. Kõik 100 lühidalt poisikesed, povadid, alused, loomised ja veel. See oli vist niimoodi. Paljudel inimestel on alateadlik vaatenurk, et nad peavad kogu aeg võitlema. Selle vaatenurga häda on see, et pead millegi loomiseks ka enda vastu võitlema. Kas võitlushimu toimib sinu jaoks? Kas sulle on õpetatud, et pead elus oma tahtmiste saamise nimel võitlema? Seda kutsutakse konkurentsiks. Kas sa olid vastu konkureerimisele? Olgugi, et sulle öeldi, et pead olema võistlushimuline. Kas sa võitled konkureerimise vastu? Ma ei hakka võistlushimuliseks, ma hakkan selle vastu võistlema. Kuidas see sinu jaoks toimib? Kui oled otsustanud, et ei hakka võistlushimuliseks, siis oled sellega juba võistlemist alustanud. Võiksid hakata võistlema hoopis iseenda vastu. Mulle ei meeldinud võistlussport, seega käisin ma ratsutamas, sest võisid sellega enda vastu võistelda. Mina olin ainus, kes oli hobustega ratsutamises osav. Sama osav kui mina ise. Mul polnud vaja teha muud, kui võistelda eelmise päevaga võrreldes kõrgemal tasemel. Seda tehes hakkad sa vaatama, kuidas võiksid pidevalt enda sooritust parandada, mis ongi ainus viis teha võistlemisest midagi sellist, mis avardaks su elu ja reaalsust. Kui suudad muuta oma tulemused paremaks sellest, mida oled juba saavutanud, avardadki seeläbi oma elu ja muudad selle suuremaks. Ära lahuta endast selleks, et võistelda kellegi teisega. Humanoidina ei meeldi sulle tegelikult teiste vastu võidelda. Humanoidid võivad küll püüda teistega konkureerida, aga ei saa
sellest kunagi mingit rahuldust. Kellestki teisest parema tulemuse saavutamine ei oma nende jaoks mingit tähtsust. Peale sinu pole kedagi teist, kelle vastu tõeliselt võistelda saaksid. Kui suudad saavutada parema tulemuse kui eelmine kord, siis on see ka võitmist väärt. Kohe, kui tunnistad endale, et tegelikult meeldib sulle võistelda ainult enda vastu, võid hakata kaaluma teisi võimalusi ja ületada võistlemise piiri. Humanoidina tahad sa olla edetabeli tipus, sest muidu sa õnnelik pole. Sind ei rahulda ühestki ettevõtmises ainult teise koha saamine, isegi kui sa pole seda ala kunagi varem proovinud. Ainus erand on see, kui püüad meelega saavutada teist kohta. Et lasta võita kellelgi teisel ja seeläbi tema enesehinnangut tõsta. Lapsena osalesin tihti veerimisvõistlustel ja teadsin, kuidas kõiki sõnu veerida. Aga ühtlasi teadsin ma ka seda, et kui mu konkurent vooru ei võida, siis muutuks ta lohutamatult kurvaks ja igavesti lööduks. Seega veerisin ma meelega sõna valesti ja lasin sellel teisel lapsel võistlusel esikoha saada. Oskasin veerida paremini kui keegi teine mu klassis, aga sain veerimisvõistlustel alati teise koha, sest ei suutnud taluda seda, et teine laps hakkaks kaotamise järel pisaraid valama. Ütleme näiteks, et sinu elus on keegi, kes on hea loomuga ja lahke, aga sina muretsed, et ta hülgab su. Sa ei taha, et ta su maha jätaks. Kuidas sa olukorra lahendaksid? Valid suurima luuseri, keda leida suudad ning jätad iseenda maha. Lahutad iseendast, et ei peaks seda inimest maha jätma. Kui valid suurima luuseri, siis oled sa ise juba luuser. Ma olen luuser! Ei. Mul oli üks naissoost sõber, kes oli pahane, sest polnud pikka aega seksida saanud. Ta ütles, ma tahan lihtsalt keppi saada. Mina kostsin. Olgu, sa tahad keppi saada. See mees, tema seal ja see kolmas oleksid kõik rõõmuga valmis sinuga seksima ja tema vastas, nad on luuserid. Tõsi või, laususin mina. Kes siis on võitjad? Need mehed, kes sinuga seksida ei taha. Jah, ma ütlesin, seega on meil teisisõnu olemas võitjad ja luuserid. Aga kuidas on lood nende vahepeale jäävate inimestega? Nemad ei loe, vastas ta. Ma ütlesin, seega on meil võitjad, luuserid ja ärapõlatud. Mis valikud on sul siis, kui saadaval on ainult võitjad, luuserid ja ärapõlatud? Sul ei jää üle muud, kui juhtida neid mehi, kes sind ei taha. Tõestamaks endale, et oled ise luuser. Mismoodi tähendab see sinu jaoks valiku tegemist? Ta loobus oma arvustusest võitjate, luuserite ja ärapõlatute kohta ning on nüüd esmakordselt oma elus suhtes meeldiva mehega, mitte sellisega, kes teda vihkab ja tema keha põlgab. See naine polnud kaugeltki mingi piitsavars, aga valis alati endale sellised mehed, kes olid vingete musklitega, vinge välimusega ja muidu vinged. Sellised mehed aga tahtsid endale piitsavarsi ja modelle, tõestamaks, et nad olid võimekad ja ihaldusväärsed, sest suutsid seda kauni välimusega tüdruku saada. Mu sõber tegi kõik võimalikku, et käituda nende meeste vastu lahkelt, heasüdamlikult ja armastavalt. Samas kui modellid olid vastikud õelad, aga mehed valisid ikka modellid. Mehed arvasid, et võitjaks on see inimene, kes nad tagasi lükkab, mitte inimene, kes nad vastu võtab, neid armastab ja neist hoolib. Me elame tõeliselt hullumeelses reaalsuses. Jah, sa valid tõesti kloaagist kõige suurema sitajunni,
kellega suhtesse astuda. Põhjus on selles, et tahad saada kõike, sa tahad elult kõige suuremaid asju. Kas on see tõsi või mitte? Seega valid sa suurima sitajunni või suurima virsiku, vahet pole. Sinu jaoks loeb vaid see, et see oleks suurim. Tõde on see, et võid valida, mida tahad. Võid valida kõike. Tegelikult on nii, et konkurentsi pole päriselt olemas. Sina kui võistleja püüad alati end ületada, isegi selliste asjade nagu ujumisvõistluste puhul on võitjaks see, kes ületab oma eelmise rekordi, sest kõik teised võistlejad on selle inimese rekordi vastu. Tema aga ei võistle teiste inimeste vastu, ta võitleb oma eelmise saavutuse vastu, et võiks saada sellest parema tulemuse. Kõik humanoidid on sellised ja neile meeldib võistelda üksnes iseenda vastu. Vaatan, et kell on pool, et ma ei jõua seda. Siit tuleb hästi pikk lugu, et ma ei jõua ära lugeda selle 10 minutit, ma pean turistama. Et sa ei pea võitlema selle siia nagu jätma. Vaat nii, päris huvitav oli. Nüüd saab jälle argumenteerida. Ma panen nüüd kinni ja siis homme ma ei loe. Homme ma olen tööl jälle. Ja reedel, äkki siis reedel loen. Vist küll, jah. Aga olgu, panen kinni. Tšau.